ja mul on suur heameel, et mind kutsuti siia spetsiaalselt, et teile paar sõna öelda ja teile ka diplomit ette anda. Ja nii palju, kui ma nüüd olen kuulnud sellest koolitusest, mulle tundub, et see on korda läinud. Ma loodan väga, et te jäite sellega kõik rahule. Ja kui me nüüd vaatame seda praegust turismi olukorda, siis me kindlasti ja kõik olete juba ühel nõul, et tegelikult turundus on üks võtmeküsimusi, sest et paraku paljud meie sihtriigid on praegusel hetkel olnud langustrendis ja see tähendab seda, et turundusega me peame väga palju üheskoos suutma ära teha. See tähendab teie oma toodetega ja meie teid aidates. Ja mis puudutab siis EAS-i, siis milline saabki meiepoolne abi teile olla, on just see, et me aitame teid erinevate koolitustega, nagu praegune turunduskoolitus oli. Meil oli väga edukas ka teeninduskoolitus, mis on jällegi üks asi, mille kohta on Eesti kohta ju palju öeldud, et me ei ole piisavalt head, me ei ole igal pool võrdse kvaliteediga. Tähendab, see on jällegi seesama koht, kus teie ja meie kõik koos saame hästi kaasa aidata. Lisaks sellele avanevad kohe-kohe meil ka uued programmid, see tähendab seda, et avaneb meie ettevõtjatele turismiturunduse programm, samamoodi avaneb toetusprogramm, samamoodi avaneb turundustoetusprogramm avalikule ja kolmandale sektorile ja samuti tootearendusprogramm just nimelt turismiettevõtjatele. Ja lisaks sellele on ka meie uus reisisihistrateegia jõudmas täiesti lõpufaasi. Praegusel hetkel me oleme oma heade partneritega, kes on siis nii Eesti Turismifirmade Liit, Spa-liit, hotellide ja restoranide liit, maaturism ja nii edasi, üheskoos läbi selle käinud, teinud ka veel vastavad töötoad, et teatuid asju veel paremini üheskoos teha, et meil on antud hetkel on 5 erinevat töötuba, kus me veel arutame, kuidas seda Eestit võimalikult hästi ja paremini turundada. Üks neist on messide oma, tegelikult nii-öelda summa summarum me tahame messide arvu vähendada ja nende messide asemel teha efektiivsemaid ja tulemuslikumaid tegevusi. Siis on erinevate FAM-ide ja workshopide tööruhm, kus me räägime just nimelt sellest, kuidas ka selles osas saada parimat tulemust ja tuua siia just neid reisikorraldajaid, kes oleksid valmis nägema siin neid uusi tooteid ja neid ka edasi müüma. Lisaks sellele on meil olemas sümbolite ja sellise Eesti, kuidas üldse Eestit nii-öelda sümbolina välja käia, et olles käinud ise just hiljuti Göteborgi messil, siis ma usun, paljud teist on ka käinud erinevatel, siis minu jaoks nagu Holland on niivõrd hea näide, sa vaatad tema messiboksis, on oranž, seal on tulbid ja seal on puuküngad. See on kõik see, millega meile kõigile tuleb kohe Hollandi meelde, et mis on need Eesti sümbolid, millega me samamoodi saaksime eristuda ja me tuleksime kohe välja. See töötuba on meil käimas. Siis on meil kaugturgude töötuba, tähendab, kuna nüüd on Schengen viisa, et kas ja kuidas ja mismoodi me saaksime ka Hiinat ja teisi ära paremini kasutada. Ja viimane on siis meie kriisitöötuba, mis siis puudutab just nimelt neid samu langevaid turgusid ja mida ja kuidas me saame teha. Ja ma usun, et üheskoos nüüd teiega, tänu teie kindlasti täienenud teadmistele ja valmis seda turundust veelgi paremini tegema, meie tooteid veelgi paremini paketeerima, siis veel kord tänu koolitajatele ja tänu teile osalejatele ja palju õnne eduka lõpetamisega.